Kas sinul on olnud ka olukordi, kui liftiga sõites keegi sulle liiga lähedale tuleb ja üpriski ebamugav on? Minul küll on. Aga miks meile vahepeal tundub, et inimesed käituvad kohatult? Ja milline on see õige ja sobilik käitumine? Näiteks kaubanduskeskuses. Leidsime ühe vabatahtliku ja palusime tal kaubanduskeskuses natukese veidralt käituda. Vaatame, mis juhtus. Tegelikult polnud ju ükski asi, mida meie katselune tegi, iseenesest halb. See lihtsalt ei sobinud siia kaubanduskeskuse konteksti. Ja sellist käitumist nimetatakse sotsiaalse normi rikkumiseks. Lühidalt öeldes on sotsiaalsed normid inimeste vahel kokku lepitud reeglid, mis määravad ära kohase ja kohatu käitumise mingis olukorras ja ühiskonnas üldiselt. Sotsiaalseid norme on vaja selleks, et iga inimese õigused ja vabadused oleksid kaitstud. Selliste normide eiramine toob aga kaasa hukkamõistva reaktsiooni. Meie katse puhul oli selleks reaktsiooniks näiteks teiste hukkamõistev pilk, näpuga näitamine, naermine või halvakspanu. Enda ja teiste heaolu nimel soovitan teil siiski sotsiaalseid norme järgida.